No nii, tervist kallid spordisõbrad, minu nimi on Georgi Apolõmov ja minuga täna koos on Kristo Männisto. Tervist. Ja miks me Kristoga üldse kokku saime on sellepärast, et ta just hiljuti tegi oma pro-fighti, mida ta edukalt võitis ja selles ma tahaks nagu natuke rohkem rääkida, sest Eestis õnneks meil on päris palju neid pro-üritusi, mis toimuvad ja fightid juhtuvad suht tihti, aga minu arust Kristo match on erinev, sest võib-olla kui keegi ei tea backstory, siis ma ütlen, et Kristo, vana sa praegu oled? 30 ja siis tuleb välja, et kui Kristo oli 23, siis ta tegi oma viimase matši enne seda ja 7 aastat hiljem millegi pärast tuli soov jälle teha seda matši ja mitte tavalise matši, vaid ka pro-matši. Ja küsimus ongi selles, võib-olla minu jaoks ja võib-olla keegi muu, kes vaatab seda videot, võib-olla tal tekib ka küsimus, et miks selle 7 aastaga juhtus palju, et kindlasti sa oled praegu väga edukas treener, sul on nagu nii-öelda rühmatrennid, eratrennid, nagu ma saan aru, elu on paigas nende asjadega ja 7 aastat sai võistelnud, et kust tuli see isu või soov jälle viia ennast tagasi ringi ja mitte tavalisse mingi amatööringi, näiteks sa võiksid osaleda mingi Muay Thai liigal või kohe teha nagu see profimatš? No eks see soov oli tegelikult kogu aeg 2-3 korda aastas käis ikka peast läbi, et nagu kuna viimane matš ei lõppenud nii, nagu ma soovisin ja ma ei tahtnud, et see oleks minu viimane matš tegelikult, et siis kuidagi nagu kõik asjad nagu juhtusid niimoodi, et selle aasta alguses ma alustasin omal lihtsalt tõsisemalt trenni tegemisega, võtsin endale väljakutsed ja nendest ühest väljakutsest sai järgmine väljakutse ja 3. väljakutse ja siis kuidagi nagu lõpuks oligi märtsikuuks oli nagu kuidagi enda peas hästi loogiline lahendus sellele, et aasta lõpus tuleks leida mingi üritus, kus siis teha see matš. Ja miks siis profimatš, et jah, et just ennast ikkagi tõsiselt proovile panna, et see amatöörmatš, ma arvan, ei oleks olnud mul seda rahulolu ja seda feelingut, et kohe täitsa külma vette, mitte ei hakka seal varbaga kastma seal amatöörmatšides, vaid läks külma vette ja kuna mul on niisugused vigastused asjad ka all, mis limiteerivad kõike, et ma ei saanud nagu riskidega sellega, et ma lähen kuskil amatöörmatšis, saan selle vigastuse ja siis võib-olla ei saa profimatši üldse teha. Et siis ma mõtlesingi, et ma lähen teeme kohe profimatši ja... Jah, sest tegelikult miks see nagu sinu matš ja üldse see nagu tegevus mind isiklikult väga huvitas on see, sest minu arust on, minu jaoks on üldse võitluskunst on selline kõigepealt väga hea vahend, et inimese isiksus saaks nagu tugevamaks. Et ja see sinu matš ja üldse see vahe 7 aastat, see viimane matš ja siis see matš, mis oli, minu jaoks sümboliseeribki kõige rohkem seda nagu, ütleme niimoodi, enese nagu ületamist, sest kõik inimesed, kes teavad, kes on ringis käinud, see on amatööring või profiring, et näiteks, ütleme, kui me ei saa seda tulemust, mida me tahaksime, sest tihti enamus inimesi nagu ei taha sinna jälle minna, sest nad nagu jäävadki niimoodi sinna, et see on nagu hirmutav, keegi ei taha jälle nagu saada mingi publiku ees peksa, aga tulevad mingi vanemad, sõbrad, kõik toetavad ja järsku kui nagu see tulemus ei ole selline ja näiteks võib-olla see tulemus on selline, et nagu sa saadki nagu võib-olla kaotud mitte punktidega või mingi knockoudiga või tehnilise knockoudiga, siis see kõik see kogemus on nii rets, et inimesed mitte kunagi ei lähe sinna ringi sisse ja võib-olla kui sa tahad, ma võime natuke seda e-lugu rääkida, et 7 aastat tagasi ma mäletan, me siis koos tegime trenni ja siis valmistusime selleks matšiks ja nii põnev oli see, põnev ja imelik, et mina siis veel tegelesin täiskohaga õhtu juhtimisega, juhtisin erinevaid üritusi ja oligi niimoodi, et mul oli see kuupäev, kui Kristol oli matš, mul oli planeeritud juba mingisugune üritus ja siis pärast oli see matš välja, siis mõtlesin, kuule Kristo, okei, me teeme trenni, aga see sama päev, kui sul matš on, ma kahjuks ei saa olla, et keegi peab muugas olema. Ja siis ongi see asi, et ma olen kusagil üritusel,
seal mingid inimesed tantsivad, disko käib, samal ajal ma nagu jälitan seda nagu tulemusi, et mis on, sest Kristal oli selle põhimatš ka seal. Ütleme niimoodi vastase vastu, kellega ta on enne nagu amatöörimatši teinud ja no siis üks meie ühine tuttav kirjutab, et ütleme niimoodi, et see matš ei läinud nii nagu võib-olla ma tahtsin, aga kokkuvõttes niimoodi, et Kristal oli siis 2 kohas nagu katki lõu. Lõu oli puruks, jah. Ja ma arvan, et mul õnneks seda asja pole kunagi olnud, aga ma kindlasti usun, et ka see kogemus, et kui mingi asi läheb puruks, eriti inimese lõug läheb puruks ja pärast kõik see nagu rehab, need asjad, et nad kindlasti tekitavad mingisuguseid nagu teemaneid peas. Absoluutselt, mentaalselt oli see kindlasti üks raskemaid vigastusi, mis saab ilmselt olla. Et lõug on see koht, mis neid lööke paratamatult vastu võtab ja sa kunagi ei tea ette, millal ta selle löögi vastu võtab, eks ole, et kõige rohkem teeb haiget see löök, mida sa ei näe. Ja ma mäletan, et mingi aasta kindlasti oli siuke, et kus ma julgen üldse sparrida ja pähe lööke võtta. Mingi hetk lihtsalt kuidagi sparrimise käigus, mängulise sparri käigus tuli natuke tugevam löök läbi ja siis said aru, et ei olegi nagu hullu. Et nagu see nagu läbi selle nagu ikkagi läbi selle sparringu ja praktika kadus ka see nagu mentaalne hirm lõpuks ära. Et enne matši ma nagu kusjuures üldse ei mõelnud selle peale, välja arvatud see juhtu täpselt enne matši. Kui ma hakkasin magama jääma, siis et kurat, aga sul on ju lõug käes, et mis siis saab, kui nagu uuesti katki läksid. Kõik siis hakkas kõik teemonid peas käima nagu ikka, et seal otsustaval hetkel. Aga jah, et jah, see oli kindlasti üks kindlasti nagu suur asi, mida enda peas ületada. Aga see on ka kindlasti nagu veel see nagu vigastus, mis mind enda peas kogu aeg nagu tagasi hoidis, vaid aasta hiljem ma suutsin oma põlvel ristandsidemed katki kukkuda, pahklul enamus sidemed katki kukkuda ja sellele pole ma nagu operatsiooni teinud, et tegelikult ma kaartin selle põlve pärast kõige rohkem, et mis seal nagu matšis sellega võib juhtuda ja see oli ka nagu see suur põhjus, miks ma varem ei tahtnud teha mingit amatöörmatši, nii-öelda soojendusmatši, et mitte riskida, mis võib juhtuda. Aga jah, selles mõttes, et võib-olla räägikski nagu, mind inspireeribki kõige rohkem võib-olla see teekond, mis sul oli 7 aasta jooksul, et mõtle, et tõesti sul oli nagu see vigastus, ma mäletan, sa pidid mingi sööma mingit spetsiaalset toitu, mis on nagu vedel enam hästi. No kõik, mis läbi kõrre tuleb. Terve mingi kuu aega. Ma arvan, et see tegelikult on väga selline suur nagu mingi pressure ka, et kui sa lähed sinna ringi, äkki see juhtub jälle ja eriti võitlusspordis, kus see lõug ongi üks koht, kuhu nagu lüüakse ja see ei ole nagu selline nagu mingi väljend, tead nagu mingid tüübid, kes üldse ei oska kakelda, ma löön sulle lõuga. Nagu see päriselt ongi see, et sa tegeledki spordiga, kus on üks eesmärkides, sa saad sinna lööki, see lõug läheb katki ja selles mõttes ma usun, et see on mentaalselt nagu raske, aga lõpuks nagu mulle väga meeldib ka see asi, et ma arvan, et ma mäletan, kui see oli 23 ja sa said 30, et see kõik teekond nagu, ma nägin, et sa nagu, et sa võib-olla poisist nagu tõesti said nagu meheks ja see ettevalmistus, mis sul oli enne seda matši, sa tõesti, ma nägin, võtsid seda nagu professionaalne fighter ja nagu räägi võib-olla sellest, et milles koosnes su ettevalmistus selleks viimaseks matšiks, sest ma tean, sul oli nagu mitu treenerit, kellega sa tegid trenni ja sul oli massöör, et äkki midagi veel, et kuidas sul see rutiin nägi välja? No jah, mul oli enamus päevadel oli 2 trenni päevas, hommikul ja siis õhtupoole. Treenerid oli mul jah, siis Maksim Vorovski, kellega me tegime enamjaolt boksi, natukene siis lisasime jala- ja põlvelöögitehnikaid ka, aga keskendusime enam boksile. Ringo Tipp, kes siis oli peatreener, kellega me tegime kõike, lahbasid ja liikumist ja kõik asju, kes oli nagu minu kõrval just juhendaja rollis. Meil oleks vaja puhata ja meil oleks vaja juurde panna ja kõik sellised asjad. Ja siis Tai treener Z, Tai tehnika ehk just need jalalöögid ja kõik asjad, see loksendamiseni löödud Tai lapadel. Mul oli massöör, Hanori Ortus,
jah, ma pigem võib-olla pole kunagi nagu nii palju füüsilisele poolele rõhku pannud, sest et tegingi see siis aasta nagu neid sangpommi challenge'id, mis siis tegelikult tegigi nagu kogu keha nagu ikkagi nii palju tugevamaks, et sparringkaaslased ja kõik ütlesid ka, et nagu, et kui nagu ikkagi, et seda vahet oli tunda nagu, eks ole. Et see nagu kindlasti oli üks suur võib-olla muutus minu varasematest ettevalmistustest, aga jah, professionaalselt ma tegelesin ka hästi palju just mentaalselt, ma mediteerisin, ma jalutasin, visualiseerisin, et mängisin oma seda ringimuusikat läbi, ma käisin seal ringis oma peas juba 1000 kordi enne, kui ma seda ringi tegelikult läksin, et jah, nagu teistmoodi, ütleme teistmoodi ja ma tahtsin. Vabandust, aga kust tuli nagu see, just nagu see meditatsioon, kõik see nagu visualiseerimine, kust nagu need asjad nagu tulid sinu ettevalmistusse, kas sa ise leidsid neid üles või keegi soovitas sulle? See oli, eelkõige oli see Maksim Moravski, kes sinnapoole just oma kogemusega juhatas, et ja kuna meil nagu, mul oli ka hästi nagu selline raske periood varem, 2023 aastal nagu, siis nagu enda eraeluliselt võib-olla hästi nagu raske periood ja see läbi ka mentaalselt hästi raske periood. Et mul nagu tegelikult seda 2024 aastal challenge'it nagu oligi võib-olla vaja ka, et iseennast nagu hoida tegevuses ja nii-öelda vee peal. Ja eks Maksim võib-olla tunnetas selle kuidagi ära ja kuidagi nagu läbi lihtsalt need treeningud ja asjade juhendas mind kogu aeg sinna poole ja sellest mul oli nagu tõsiselt palju kasu. Muidugi ma olen nagu iseseisvalt ka nagu, kuna ma olen ise treener ja ma olen ka oma õpilasi nagu ühendanud nendele samadele praktikatele, aga ma ei ole nagu võib-olla ise kunagi nii nagu lähedalt seda kõike kogenud ja teinud, kui seekord siis. Okei, ja ma tean, sul oli jõusaali treener ka või üks või kaks? Jah, jõusaali treener oli ka Rasmus Klaus ja aga noh, kui ma nagu ausalt ütlen, siis need jõusaali asjad ma lõpetasin kuu varem täiesti ära, sest ma tundsin, et pigem nagu pani mu keha kuidagi kinni, et nagu ma tundsin, kus spaaringute kvaliteet läks nagu kehvemaks. Ma ei saa öelda, kas oli see nagu just selle treeni tõttu või siis selle tõttu, et mul see koormus ka kasvas veel juurde, eks ole, ma nagu midagi ära jätnud, ma pigem võtsin alati juurde. Ja läbi selle protsessi saingi teada, et tegelikult alati ei ole nagu rohkem, vaid teinekord on vähem on rohkem. No ja see on ka nagu hea nagu insight, et see on alati see võitluskunstis eriti on see balanss, kui palju sa nagu seda jõudu teed, et sa ei lähe nagu kangemaks. Just. Et see on alati see nagu hea balanss. Aga okei, siis... Aga kuidas siis võib-olla veel, ma tahaks nagu kiita sind selle üle, et ma ei tea, praegu sa võib-olla vastad mulle, et see vastane, kes oli sinu, et kuidas see vastase valik oli, ütleme ausalt, et esimene asi on see, et vastane on kindlasti nagu noorem kui sina, teisest poolest on nagu leedukas ja paljud teavad, et leedukad on nagu väga tugevad fighterid, see on see keskkond on ka väga tugev. Kolmandaks on see, et nagu tegutseb fighter, ta süsteemselt nagu võistleb ja see on mingi suvaline tüüp, keda nagu sul kutsuti selleks, et sa kindlasti võidaks. Ja kui ma nagu ausalt ütles, ma vaatasin tema matši, siis minu peas oli suur küsimus, et nagu kas Kristo võidab teda või mitte, see oli aga samas mul oli ka nagu respekt sinu vastu, et sa tõesti nagu tahad endale nagu päris väljakutset, mitte niimoodi, et lihtsalt sulle tuuakse keegi, sa võidades, kõik on õnnelikud, aga sa ise võib-olla sees tunned, tead, et see ei ole see õige vastane. Kuidas see nagu vastase valik üldse toimus? Eks sa oma küsimusega enam-vähem vastasid ära selle, et oligi nagu oluline see, et oleks nagu väljakutse ka. Et eelkõige ma ise oma peas soovisingi välismaalt vastast, kuna mul see kogemus esiteks puudus suurel turniiril, kuskil mingitel amatöörturniiridel küll, aga nagu suurel turniiril. Teiseks just see, et ta võib-olla ei teaks minu tausta nii palju, minu vigastusi asju, et selle ei hakkaks nagu rõhkuma nende asjade peale. Aga jah, põhimõtteliselt ma andsin ennast märtsikuus üles, ma tahan seda võistelda septembri või augusti lõpus. Mulle pakuti esimene vastane ja
ega ma väga kaua ei mõelnud, ma olin ise samal ajal kuskil oma sõbral baaris tööläbis, mingit Taego kontserdil tööläbis ja sain selle sõnumi ja ma kinnitasin selle kohe ära. Aga sa isegi ei vaadanud, kes nagu, mis on selle ei, ma vaatasin, jah, ma vaatasin selles mõttes, ma vaatasin, et on King of Kingsil aktiivne fighter, ma nägin, et tal oli see pro rekord vist 5 võitu, 2 kaotust, 22-aastane, kaal oli sama, natukene lühem minust ja jah, mulle nagu selles mõttes pigem nagu tunnen, et ongi vaja nagu sugust tugevat vast, kus mul nagu natukene on nagu seda hirmu ikkagi, et ma tean, et ma olen nii-öelda underdog. See nagu paneb rohkem pingutama ja võtab nagu samal ajal võttis nagu ka kindlasti seda nagu pressure'it maha, et nii-öelda paberi peal ma ei pidanud seda matši kindlasti võitma. Et minu nagu tegelik nagu ülesanne nagu ja soov oligi teha nagu lihtsalt hea matš. Et see tulemus selline on, oli muidugi nagu kõigi nagu ka muidugi suur soov, eks ole, et kindlasti ei lähe keegi sinna kaotama, aga eelkõige oli nagu suur soov teha just hea matš, et saada nagu just viimane matš, hea matš, millega lihtsalt jääd rahule. Aga minu jaoks oli hea üllatus see, et sa väga hästi said hakkama selle kaalu võtmisega ja ma tean küll, et nagu teoorias seda tehnoloogiad on ju, et sa nagu laadid oma keha veega, siis pärast ühel päeval nagu katkesed seda ära. Aga kust nagu, ütleme, kus see nagu lähenemine või metoodika sinu kaudu jõudis ja kas sa oled seda ennem ka teinud ja miks sa nagu uskusid, et see töötaks? Ma olen seda varem teinud, kui meil oli FFC turniir, mäletad, siis Dima läks 71 kaaluma, läbi 67 minema, see tuli ka paar päeva ennem välja. Ma olin hästi palju, olen vaadanud selle Ultimate Fighterit kõiki asju ja sealt siis nagu tuli see, kuidas UFC fighterid kaalu võtavad ja siis kunagi ammu kuskilt sattusin mingi siis artikli peale, kus oli minust oli George St. Pierre'i treener, kes oli selle välja kirjutanud, siis tema selle kava ja siis nagu seal oli see kaaluvõtt palju, 15 kilo või midagi sellist, et läbi nende siis kuidagi arutasin, et palju siis see peab olema. See on nagu olulised asjad ongi see, et sa ei tohi lihtsalt soola tarbida ja jah, pead siis laadima vett peale, 3-4 päeva laed vett peale ja siis võtad seda väiksemaks ja siis keha väljutab seda vedelikku piisavalt kiiresti. Pigem see oli nagu iseseisev selline nagu lähenemine. Ei ole mingid nagu treenerid, kes ütles, et sa täna teed seda, järgmine teed seda ja nagu ma saan aru, see läks päris edukalt. See oli väga kõige lihtsam ka. Ma sõin iga päev kaalumise nädalal küll maitsetut, aga siiski sõin hommikusööki, lõunasööki, õhtusöögis sõid mingid snäkid. Ma sõin kaalumise päeva hommikul ka omal putru, et nagu selles mõttes jah, et võtsingi vedeliku arvelt selle ja ei pidanud nagu näljutama ja selles mõttes nagu, et energiat oli mõnusalt ja see viimane paar kilo, mis oli vaja saunas võtta, oli ka nagu ülihea enesetundega ja mul oli nagu alati nagu väga hea oli olla. Aga okei, võtame siis nagu seda võitluspäeva. Tegid kaalumise ära. Kindlasti olid võib-olla see face-to-face on ju stare-down, on ju, kuidas see emotsioonid oli juba seal ka mingisugused? Nad leedukad ise hilinesid sinna mingi 40 minutit. Ja siis nagu me ootasime nende järgi, et põhimõtteliselt kui nad nagu sisse tulid, siis see nagu minu kord tuli üsna nagu niimoodi kiiresti, ta jope juba sellest ära, püksid jalast ära, eks ole, käisin seal, ta käis kaalu peal ära, ta vist oli 72,0 täpselt, ma olen 71,9, eks siis täpselt kaalus. Ja oligi face-off, mina olin lihtsalt õnnelik ja mul nagu naeratas, ma isegi ei suutnud seda nagu tagasi hoida ja proovisin talle nagu silma otsa vaadata, aga ta nagu otse tahtnud millegi pärast silma vaadata, tal oli päris jõhker kaaluvõtt ka, nagu ma sain aru tegelikult pärast temaga rääkides, et ta võttis kilodes enam-vähem sama palju alla kui mina, aga ta nägi seal kaalumisel nagu kõvasti kehvem välja kui mina. Aga siis jah, kaal oli päev enne, järgmine päev. Ma mäletan, kui sinu matš nagu hakkas tulema, seal oli, mingi vaatasin su story'sid või veel midagi, et sa olid alguses juba ammu seal valmis, niisugune lõbus, rõõmus ja kus nagu see rõõm üldse tuli, miks sa nii lõbus olid, et tavaliselt ju inimesed on ju 100% keskenduselt fookuses niimoodi, ma ei tea, vahest karjuvad, pigem on nagu hirm nagu nende silmade sees. Sul oli nagu vastupidi, et seal oli nagu hea tunne, et kus see nagu kõik tuli nagu? Ma arvan, et see tuleb lihtsalt sellest, et mul oligi nagu see nagu eesmärk nii
pikalt, see oli kõik nii läbi mõeldud, see oli kõik, nagu ma ütlesin, läbi visualiseeritud, läbi mängitud. See kõik oli nagu tuttav ja kuna ma võitsingi seda kui oma viimast etteastet, siis ma pidin seda lihtsalt nautima ja kõik, kes minuga nagu olid minu lähedased, kõik ütlesid mulle, et mine ja naudi, kaasa arvatud ise, eks ole, et kõige tähtsam, et mine naudi ja ma võtsingi seda kui naudingut ja nii-öelda jah, lõin nii-öelda siis võib-olla mingisuguse karakteri endast sellel võitluspäeval. Aga kui me võtame näiteks Kristo Männistut, kes oli 23-aastane, ja tegi seda nii-öelda eelviimane matši ja kes on 30, et nagu ma aru saan, et kas see nagu mentaalne pool oli sul nagu, ma eeldan, kas erinev? Absoluutselt, kindlasti. Nagu ja pigem sulle meeldib see nagu mentaalsus, mis sinuga oli sellel viimasel matšil? Ja kindlasti. Jah, nagu et ei tasu nii tõsiselt võtta seda, et see on küll tõsine asi, aga selles mõttes, et ei tasu seda nagu jah, nii palju vastutust panna sellele võib-olla siis matšile või asjale, et tihtipeale ongi see, et see nagu iseendale pandud pressure ja surve nagu hävitab meid enne seda ringi juba ära. Aga kuidas, selline läänemaailmas selline fraas nagu ring rust on ju, et kuidas, kas sa üldse tundsid seda, et 7 aastat sa polnud võistlusel olnud, läksid sinna sisse, pro-matš 3x3, jahakaitsmed ei ole mitte midagi, on ainult väiksed kindad. Kuidas tundsid ennast nagu ringis, sest tempo mõtlen kohe, et võib-olla kes ei näinud seda matši, võib-olla ei saagi näha, sest seda kuidagi ülekand ei olnud. Et kuidas see oli sul? Füüsiliselt selles mõttes jalakaitsmete puudumine asi see nagu üldse ei morjendanud. Et korraks võib-olla see mõte oli peas, tegid selle esimese löögi ära, lõid selle plokki, said aru, et ei ole midagi, saab minna, eks ole. Aga ütleme nii, see esimene kindlad kokku ja siis esimese, et kõik tundus ikka nii vale kuidagi, et nagu kuidagi ei tundnud mitte kordagi nagu õiget distantsi, siis nagu, et jah, see nagu natukene nagu oli, aga selle nagu nii-öelda lõime nii-öelda selle ringis nagu lahti, selle ringrasti. Aga kindlasti oli seal just ikkagi, et see tempo oligi, et nagu, et sa kogemuse tõttu oskad kindlasti jagada enda võhme kõike paremini, et ikkagi 3. raund, viimane minut oli ikkagi selles mõttes raske, et nagu võhmaga nagu ikkagi nagu hakkas nagu otsa saama ja kõik sellised asjad. Aga niisugune tunne oli tead, sa nagu vahest nagu korraks nagu väsisid ära. Ja siis ma nagu, nagu ma vaatan kord Kristo väsis, aga samas mingi hetke pärast tuli nagu tagasi. Ja see oli mul jah, vist teise raundi lõpp ja 3. raundi vahepeal ja vist oli ka see tunne, et ma olin päris väsinud ja jah, ma tundsin kuidagi 3. raundi alguseks ma nagu sain kuidagi teise hingamise. Ja nagu tõesti väga hea matš ja nagu tõesti, mulle kõik meeldis. Mulle meeldis see, et ma vaatasin seda ja kuna mul sa just meie intervjuus kinnitasid, et see nagu motivatsioon oli sama, mida ma arvasin, et sul on, et sa tahaks nagu seda nagu ümber kirjutada seda nagu nii-öelda viimase matši kogemuse. Siis ma olin nagu väga õnnelik, et nagu kõik toimib ja õnnestub ja sa teed nagu neid asju, mis nagu lähevad läbi ja matš saigi läbi. 3 raundi tehtud, on ju alati see väikene paus, kui sa lähed oma nurka, vastu läheb oma nurka, need kohtunikud kirjutavad mingisuguse tulemuse, annavad pärast sellele ring announcerile ja mis sul nagu peas oli, et näiteks, mis emotsioon, et kas sa nüüd teadsid, et 100% sa võidad või võib-olla sa tundsid, et äkki vastane võidab, et mis sul sealt peas oli? Ma arvan, et see on tulnud võib-olla sellega treeneri kogemusega, et mäletan, et oli 3. raundi mingid löökide vahetused ja siis ma oligi täpselt, ma mäletan, kuidas nagu oma peas mõtlesin, et nii, ma tabasin tema lõi mulle otse blokki, ma loodan, et kohtunikud ka samamoodi näevad, eks ole. Ja kui matš jäi läbi, siis mina enda peas arvasin, et ma võitsin täiesti. See oli juba matši nagu ajal, ma tundsin, ma esimese raundi võitsin, teise raundi kaotasin, 3. raundi võitsin, see oli nagu minu tunne seal. Siis käisin selle vastasnurgas ära, Ringo tuli ütles mulle, et hästi tubli oli midagi. Siis mul oli kohe, mis asjad, kas ma ei võitnud, sest kui tavaliselt öeldakse sükest asja kaotaja, eks ole. Sest minu arust võitsid küll. Ja siis, kui ta nagu kohtuga hakkas lugema ka need, et seisuga 3-0, siis ma olin nagu ikkagi suhteliselt kindel, et ma võitsin, sest ma nagu
lugesin neid ikkagi nagu tabamusi, mida tema mulle lõi ja mida mina talle tabasin, siis oli nagu ikkagi suur vahe. Ja just need väiksed, kasvõi need väiksed ikkagi lõpusööstud, mis ma suutsin teha seal paar kiiremat, pikemat kombinatsiooni ka, ma arvan, need võitsid ka hästi palju nii-öelda punkte seal nagu raundi lõpus ära. Aga kas oli ju nagu ühehäälne otsus? Jah. Aga kas nagu, et selles mõttes, et kõik kohtunikke andsid sulle, aga kas nagu kõik raundid olid ka? Seda kõiki raunde ma ei tea. Ma tean, et kõik kohtunikud andsid 3-0 oli, aga kõik raundid ma ei tea. Et tõusetakse käsi ja ma saan aru, et teades, kui palju sa ette valmistasid selleks, või see ei ole niimoodi, et sul mingi nädal enne keegi helistas mulle, et Liisa tahad matši, teed ja sa võidad. Ma saan aru, et ikka suur töö oli tehtud ja ma ju nägin, kuidas sa seda treeni tegid. Sul tõstetakse käsi, ma mäletan su emotsioone ja mis sul enda nagu peas oli? Et nagu niisugune vabadus või mis tunne sul oli? Jah. Vabadus võib-olla on jah, võib-olla kõige täpsem kirjeldus. Kuidagi jah, et nagu see pingevabadus, pinge kadus, lõpuks sai see tehtud, eks sest nagu ikkagi põhimõtteliselt terve aasta ikkagi ettevalmistust ja kogu aeg selle teadmisega elad, et aasta lõpus on see, et see aasta lõpeb niimoodi, eks ole, et sa kogu aeg mõtled, on aega, siis nagu tegelikult nagu see aeg läheb nii kiiresti ja see nagu jõudiski kätte, see päev nagu hästi kiiresti tegelikult. Jah, niisugune vabastus, kindlasti ma pidin suht palju pisaraid tagasi hoidma ikkagi just see, et see viimane matš, see võit ja kõik need asjad nagu jah, kuidagi, kuna ma nagu visualiseerin seda, ma alati ütlesin oma nime, oma võitja, ma tean, kus ma selle medali panen, kus ma selle karika panen, et see nagu kuidagi, see nagu lõi ka veel eriti nagu, et see nagu olid oma peas selle läbi mänginud ja see nagu kuidagi kõik see nagu reaalsuseks, siis see nagu kuidagi oli nagu veel niisugune joovastav tunne. Aga sa rääkisid natuke, et sul oli nagu põlv vigastatud ja sa tahtsid, et vastane olekski välismaal selleks, et ta ei teakski, et sul on mingi jama. Kuidas see põlv oli sul läbi terve matši? Suures mitte midagi. Ta väga palju ei löönud ka sinna, ma mõne korra blokkisin sellega, aga matšiga ei olnud mitte midagi. Ettevalmistuse käigus, kui ma sparrisin seal oma grupi poistega, kes lõid mulle otse põlve pihta, siis oli mul ikkagi kordi, kus see põlv läks täitsa paiste ja liikunud ka. Ma mõtlesin, et nagu tuleb nagu teises asendis minna, et see jalga ette ei saa panna. Et ma ei tea, kas oli ka selle tõttu, et võib-olla oleks teise põlve läinud kaotsi niimoodi süksed löögid, võib-olla oleks samamoodi paiste tõmmanud, et ta paari päevaga tõmbus tagasi. Aga jah, sel hetkel ikkagi, kuna see on nagu haige põlv ka, siis juba mõtlesid, et kas nagu nüüd jääb ära või nagu, et kuidas seda nagu hästi lahendada. Ja see on ka nagu piinlik oli, sest sa tegid otsuse. Ja just, et mul oli peas ei olnud nagu seda varianti olnud, et ma selle ära jätan, et variant oligi see, et ma lähen sinna siis parema käelisena. Et see oli nagu üks variant, aga siis ma vaatasin, kui vastasele meeldib ka hästi palju vasakukäelise asendis olla, et see oleks nagu olnud jällegi nagu ülihalb, kui ma oleks seal parema käelises olema. Et siis ma oleks pidanud ikkagi seda paremat poolt ära hästi palju ära kasutama, aga ma arvan, et praegu tahaks selline nagu väga tehniline jutt, et mõned inimesed, kes nagu võib-olla ei ole nii sügavad sees, ei saa aru, mis on see vahe, nende asenite vahe ja nii edasi, aga seepärast kutsumegi teid, kes vaatab, et tegelema selle spordiga, et te saaksite aru, et mis on need nagu nüansid vasakukäelise, paremakäelise vastu ja vastupidi. Ja, aga mis oli siis, kuidas see õhtu siis möödus peale su võidu, mida sa tegid, mis tunded olid ja kui üldse, kas keha oli valus või on valus, et kuidas see nagu vibe oli sul see päeva lõpuni? Tunded olid megad, vaatasime selle ürituse ära, siis sõitsime Tallinna poole, jõudsime mingi 3-4 jõudsime Tallinnast ja siis väikse seltskonnaga istusime veel minu juures, natukene tähistasime. Sa jäingi magama niimoodi? Magama jäin jah, pühapäeva selles mõttes, et see adrekas oli nii ikkagi üleval, et mõtled, ei tundnud seda tund, aga vigastud, nina oli natukene valus, jalg on siiamaani valus enda nii-öelda löökidest, see ääreluu on täitsa nagu valus, et siin näitasin eilegi mingit harjutust ette koti peale, läksin natukene pihta ja siis peaaegu tulevad pisarad välja, et siuke valu, aga muidu ülejäänud keha nagu ja nagu just juba nähtud, jäin nagu täitsa terveks tegelikult, et see jalavalu on täiesti loomulik.
ja see on võib-olla veel kord nagu väike nagu märganud nagu inimesele, kes pole kunagi ringis käinud, kes vaatavad neid nagu mingi MMA fight'e või UFC või veel midagi ja siis arvavad, et seal on mingid lihtsalt inimesed nagu robotid, ei, tegelikult kõik saavad haiget ja paljud asjad on päris valusad ja kõik oleme inimesed. Et ja kes on seal ringis käinud, eriti profiringis, nagu sa tead, kui valusad need asjad võivad olla. Jah, 10 päeva on möödas, ma räägin, see jalg on ikka täpselt niimoodi pisutades väga valus, et see pole nagu keeruline. Aga okei siis, et ma arvan, et mis on nagu su, nagu ma tean, et paljud inimesed nüüd peale sellist head esinemist loodavad, sa astud veel ringi, sa oled ise kindel, et sa ei astu. Sest muidu see asi jääbki nagu lõpmatuseks, on ju, et sa äkki sa astud ringi, äkki sa tuleme sulle jälle see, siis ta jälle uuesti teha ja sa võidki ajada elu lõpuni seda mingit ideaalset tulemust. Aga räägi, et mis on nagu tulevikuplaanid, kui inimesena, kui treenerina võib olla, et mida siis Kristo mängis edasi? Praegult on siuke jõulu ja aastavahetusaeg, et selle aja ma veel puhkan. Ja siis hakkame valmistuma Markusega uueks U23 MM-iks selle aasta siis ilmselt keskelene, praegu täpselt kuupäeva ei tea, millal see toimub. Ehk siis jah, kui me hakkame käima Muay Thai liigadel, Eesti meistrivõistlused tulevad nüüd siis märtsis vist uuesti. Et need tuleb võita, et siin üldse pääseda. Ja jah, et nüüd on plaanid siis natukene võib-olla tõsisemalt just hakata tööga tegelema. Nagu treeneritööga? Treeneritööga tegelema jah, et jah, leida ka lahendused, kas siis teha endale need viimased kõik paberid korda ja või teha endale kuidagi firma ja leida lahendused, et saada nüüd oma kodu ja kõik muud asjad osta. Ahah, ei väga inspireeriv, et mõtlengi, et ma üritan ka olla nagu näide sellest, et kui sa armastad oma tööd ja pingutad, siis treenerina võib ka elada nagu normaalse elu ja see ei pea kusagil ma ei tea, kusagil öösel mingi taksoga sõita või veel midagi, see on nagu äge, et meil kõikidel on ju alati see küsimus on ju, et okei, kas ma nagu teen midagi muud või ma teen praegu seda ja nagu põhjalikult ja mul on ka väga hea meel, et sa võib-olla leidsid nagu seda rahu ja enesekindlust selles, et tegelikult see on äge töö ja sa õpetad inimesi olla tugevam, vaimselt stabiilsem ja sa oled ka nagu eeskujuline, kes käis ka praegu ringis peale 7 ja minu jaoks on ka niisugune väga inspireeriv lugu. Seepärast me siin nagu istume. Just, ma jaoks on ka üllatus, et me üldse siin istume. Et minu jaoks on tõesti, et kui inimene võtab ennast kokku, teeb nagu parandusi ja tegelikult kõige õudsemas olukorras on võib-olla veel ainuke olukord, mis on nagu, saab olla karmim, kui astuda profiringi sisse, on mingi sõjaline olukord. Ma arvan, et see on ainuke karmim asi, mis saab olla. Et tegelikult nagu enam nagu karmimaid asju ei ole, et kui sa lähed nagu ringi sisse, kui sind ootab professionaalne inimene, kes on ka tegelenud aastatega, et ma ei tea, professionaalselt sind lüüa ja sa pead tema nagu vastu midagi panema. See on nagu üks reitsimatest asjadest, mis üldse saab olla. Et nagu suur nagu au sulle. Ja põhimõtteliselt siis ma soovin sulle edu oma treeneri karjääris, lihtsalt isiklikus elus ja muud midagi. Mul oli väga suur au sinuga praegu siin vestelda ja väga suur tänu, et sa olid nõus sellest nagu rääkima, on ju iga nendest kõikidest aspektidest ja nüanssidest ja ma loodan, et see video ja see Kristo lugu inspireerib kedagi kas või ringi astuma või lihtsalt inspireerib kedagi oma elus teha mingi vigade parandus, et tõsta oma elu kvaliteet järgmisele tasele või lihtsalt panna nagu võtta mingi luukere kapist ja toimetada ja tegutseda temaga. Sest ma arvan, et võib-olla see oli mõnes mõttes üks niisugune luukere ka, millega sa tahaks nagu tegutseda. Muidugi. Et jah, ma loodan ka, et kedagi see inspireerib ja ma väga tänan kutsumast ja seda lugu tegemast, et see on ka väga suur au mulle, et seda nii-öelda siis märgatakse ja nähakse, et seda võib kedagi inspireerida või sellest võib üldse nagu mingi loo teha. Ja siis keda see lugu siis inspireeris, siis kindlasti pange like sellele videole, subscribe'ige ka, kuna ma just alustasin oma YouTube kanaliga ja ma usun, et me loodame, et me suudame veel selliseid inspireerivaid lugusid panna siia üles ja teha intervjuusid nagu kohalikude fighteritega, et kuidagi üles pumbata
see nagu fighterite keskkond veel nagu paremale, kõrgemale tasemele, sest noh, nagu sa ise tead, on ju, et paljudel on potentsiaali saada heaks fighteriks, aga palju nagu millegipärast lõpetavad oma teekonna, võib-olla liiga vara ja me ju kõik tahame, on ju, et meil oleks rohkem fighterid, ma ei tea, mingi Glooris, ma ei tea, maailmameistrid kusagil IFMA-l, keegi läheksime UFC-sse ja meie Kristjaga oleme nõus tegutsema, aitama teid ka juhul, kui keegi mingi noor fighter vaatab ja tal on unistus, siis me ütleme, et me oleme nõus aitama ikka niimoodi, et ära üldse proovi. Just. Aga praeguseks siis ilusat teile päeva jätku ja järgmise korraga. Aitäh! Võimas.